Eesti lastekaitsetöötajad on täna tugevalt ülekoormatud ning aina rohkem jõuab nende lauale keerulisi juhtumeid, mille lahendamine võib võtta aastaid. Selleks, et lastekaitsetöötajate koormust leevendada, plaanib riik sisuliselt nende tööülesanded teistele spetsialistidele delegeerida. Praegu on see lastekaitsesüsteem korraldatud niimoodi, et esmane abistaja enamasti peaks olema lastekaitsetöötaja, aga kui see lapse mure on näiteks haridusvaldkonnas ja see on lahendatav haridusvaldkonnas, siis ei peaks lastekaitsetöötaja ilmselt olema see, kes kogu seda juhtumit korraldab. Ta peaks olema küll teadlik sellest, et lapsel selline mure on, aga on parem, kui see juhtumit lahendatakse siis seal kooli keskkonnas. Näiteks täna näeb seadus justkui ette, et koolis korda rikkuvast lapsest tuleks teavitada lastekaitsetöötajad, kes otsustab, kuidas seda olukorda lahendatakse. Tulevikus peaksid lahenduse eest vastutama kooli psühholoogid või tugispetsialistid. Lapse jaoks väga oluline ka see, et teda ei solgutata ühe spetsialisti juures teise, ta tegelikult võiks siis saada abi sealt selle spetsialisti käest, kellega tal loodetavasti on juba hea kontakt olemas, tal ei teki sihukest arusaamatut olukorda, et miks mind veetakse nüüd selle tädi või onu juurde ka. Muudatuse eesmärk on see, et tulevikus saaks hakata laste probleemidega tegelema täpselt seal, kus need probleemid esinevad. Kui me räägime ka sellest, et tulevikus saab olema suurem roll näiteks kooli psühholoogidel ja tugispetsialistidel, tekib meil probleem, sest ka neid inimesi on Eestis täna suuresti puudu. Selles osas saame väga hästi aru, et lastekaitsetöötajad ongi ülekoormatud ja tõesti neid aidata on vaja. Küsimus on selles, kuidas. Koolipsühholoogidel selgelt lisaressurssi ei ole, et lisaülesandeid võtta. Kui me mõtleme selle peale, et koolipsühholooge meil on umbes pooltes koolides, ehk siis tegelikult neid on vähe ja koolipsühholoogid on väga ülekoormatud. Juba praegu koolipsühholoogid tunnevad, et nad ei suuda aidata kõiki lapsi, kes seda abi tegelikult vajaksid. Maikalu sõnab, et koolipsühholoogid on võrgustiku ja lahenduste üks osa, kuid neile ei tuleks panna vastutust selle võrgustiku koordineerimise eest. Võimaliku lahendusena näeb ta, et tuleks senisest enam kasutada hariduslike erivajadustega laste koordinaatoreid. Me ei anna neile selle muudatusega juurde mitte mingisuguseid kohustusi või pane kohustusi juurde. Me anname neile võimalusi juurde, ehk et kui praegu me anname neile selle võimaluse, et kui nemad ise näevad, et see probleem on lahendatav seal koolis sees, siis nad ei pea kaasama lastekaitset sellisel viisil, nagu nad praegu seaduse järgi peavad seda tegema. Lastekaitse Liidu koostöökoordinaator Anneli Valner sõnab, et kuigi nii võib tunduda, siis kellegi tööülesandeid laiali jagada pole eesmärk. Ta nimetab seda pigem ressursi jaotamiseks. See seaduse muudatus aitab neid lastekaitse valdkonnas võib-olla neid rolle selgemaks saada ja seda tööjaotust teha natukene selgemaks, et andagi nendele esmatasandil lastega töötavatele spetsialistidele see vastutus märgata ja märgata varakult. Varakult märgatud probleemid aitavad Valneri sõnul ennetada seda, et lastekaitsetöötaja abi üldse vaja läheb, ehk juhtumid ei arene nii kaugele. Lastekaitsetöötajad jäävad siiski ka edaspidi informeerituks, ehk kui ilmneb suurem probleem, saab sellega üheskoos tegutseda. Esmatasandil abi osutamine on tema sõnul kõigile jõukohane. Paraku on praegu näidanud andmed, et see abivajaduse märkamine on liialt hiline, kui probleemid on juba väga tõsised, et sellega pannakse ka veidi vastutus siis lastega töötavatele spetsialistidele, et tõesti märgata esmalt, aga ainult märkamisest on vähe, et ka püüda lahendada seda muret ja uurida, mis seal taga tegelikult on.